vlog. Täna on esmaspäev, 13. jaanuar ja ma alustan nüüd sellel aastal esimest päris vlogi. Ma sõidan kohe linna, mul on paar toredat kohtumist seal, loodetavasti läheb kõik hästi ja edukalt. Aga tuleb selline üsna tegus nädal ja ma võtsin, et on õige aeg nüüd selle uue aasta esimese vlogiga ka peale hakata ja teid kaasa võtta. Nii et let's go! Esimene kohtumine tehtud. See on siis ka töövestlus, aga et äkki ma aitan ühte sotsiaalmeediat tegema hakata ja siis natuke ma seda lipoteemi teemat ka selles osas, et äkki ma ei julge vist öelda, ühesõnaga natuke seda lipoteemi teemat ka, kuidas ma saaksin teid veel rohkem aidata. Nonii, kell on juba 9. Jander paneb lapsi magama. Ma ei filminudki rohkem tänase päeva jooksul. See teine kohtumine oli töövestlus. Jah, ma võin selle siin välja öelda, mis siin ikka te teate, et ma otsin tööd. Ja ma arvan, et läks hästi. Mina tegin enda poolt seda, mida ma suutsin, oskasin selles hetkes. Nii et vaatan, mis edasi saab. Aga koer kõnnib taustal. Aga jah, tänane päev on igatahes tehtud ja polegi midagi muud. Homne plaan on hommikul kohe ujumas käia peale lasteaeda viimist, nii et vaatame, kas see on järgmine klipp, kus me näeme mina Õismäe ujulas või mitte. Aga praegu head ööd. Tere hommikust. Ma on teisipäeva hommik, ma olen sõitnud Õismäele. Mul on ujumisasjade kott valmis ja ma ei suuda siit autost välja minna. Lasteaeda viimine oli veits nagu täna hommikul ja ma olen nii unine ja ma üldse ei viitsi ja mõte sellest, et ma pean sinna jahedasse vette peava. Aga kuna ma olen juba siin, siis ma lähen ja ma olen tuule uhke, et ma lähen. Aga täiega uni on. Täiega väsimus on ja kuidagi väga siuke meh on olla. Aga loodetavasti peale ujumist on siis parem. Võt. Let's go. Käidud. Ma olen väga uhke enda üle. Umbes 35 minutit basseinis, mis on minu jaoks hästi. Mul lihtsalt hakkab mega igav ujudes. Ja oleks mingeid kõrvaklappe vaja, mis vett kannatavad. Ühesõnaga tehtud. Ma olen enda üle uhke. Ja yes. Kõige tüütum osa. Mul on siin mingi mulle hangauto ees ju. Kõige tüütum osa on see, et ma ju peale pesen ära ennast, siis ma pean kreemitama. Nii, paus, et ma ei käiks käbla. Ma pean ennast ju kreemitama, eks ole. Ja siis ma pean ootama, et see kreem imenduks piisavalt sisse, et ma saaks hakata panema jalga kompressioone. Aga ikka on see peale pesu ja kreemitamist kompressioonide jalga panemine igavene nuhtlus. Ennast teades ma nüüd tõenäoliselt istun natuke aega siin autos enne kui ma sõitma hakkan ja puhkan. Laen ennast tagasi siia maailmaga. Tehtud. Kell on 3:11, nii et hea töö. Täiega uhke olen enda. Ma üldse ei viitsid, ma üldse ei tahtnud. Aga tegelikult on ju hea. Ja nüüd mu käsi on nii valus, et ma ei jaksa telefoni hoida, nii et ma hakkan nüüd puhkama.
jõudnud. Eile ma tulin sealt ujumast ja poest koju ja ma magasin üle 3 tunni. Ma ei tea, kust see uni või väsimus tuleb, aga ju oli vaja. Täna ma ei ole veel maganud, kell on 3:12 ja ma ei ole veel maganud, ma olen just asjalik olnud, ma tegin ühe reelsi valmis ja ma just Instas jagasin ka, et ma olen kuidagi kurb, et ma ei tea, kas algoritm ei toeta mind või siis mu videod lihtsalt sakivad. Aga kuidagi see levik on nagu palju madalamaks jäänud. Kuigi see vist on üleüldiselt ka niimoodi. Ühesõnaga, mul läks päris kaua, et teha videole voice over ja siis subtiitrid alla kirjutada, sest ma ei saa, mul ei ole seda raha, et osta neid äppe, sest tasuta ühtegi head äppi ei ole, mis eestikeelselt subtiitreid alla paneks. Anyway, ma mõtlesin, ma tulen korraks räägin seda tööjuttu, sest ma esmaspäeval mainisin, et ma käisin töövestlusel. Ja ma lihtsalt mõtlesin, et ma jagan natuke neid mõtteid, mitte siis selle töövestluse kohta konkreetselt, vaid lihtsalt selle töö otsimise ja tööle minemise osas. Ma tunnen kuidagi hirmu vist. Ma just nagu enda peas selle kuidagi suutsin selles mõttes välja mõelda, et ma olen olnud üle 6 aasta kodus. Ma olen selle aja jooksul, võiks olla peamiselt lastega olnud, aga nüüd, kus nad on lasteaias olnud, siis on mul olnud ikkagi üsna palju vabadust käia ja liikuda siis, kui mul on vaja. Ma ei tea, arstiajad, lümfiteraapia, mis iganes, ujumas keset päeva. Ja kui ma siin neid tööotsinguid olen nagu teinud või otsinud, siis ma olen otsinud sellist nagu paindlikku tööd, et ma saaks teha kodust ja et ma saaks ise neid tööaegu määrata ja nii edasi. Ja see mõte, et ma lähen nüüd kellast kellani esmaspäevast reedeni tööle, hirmutab mind. Ja ma arvan, et see on täiesti aus tunne. Ma saan muidugi realistlikult aru, et see ongi normaalne, eks ole, enamus inimesed käivad ja minul on olnud pigem see nagu privileeg, et ma olen saanud olla kodus, aga lihtsalt ikkagi on hirm, et kuidas see kõik meie eluga kokku käima hakkab või kuidas ma hakkama saan või kas ma saan teha endiselt neid asju, mida ma tahan teha, kas mul on siis aega oma sotsiaalmeediat teha, aga kuidas ma saaks nii teha, et see sotsiaalmeedia mulle siis ikkagi nagu raha sisse tooks. Ühesõnaga, mul on tegelikult varianti teha seda paindlikku tööd, aga nendega on tihti see, et ongi, ma ei tea, ettevõtte alt, aga meil oleks tegelikult väga-väga vaja praegu, et ma oleks kuskil palgatööl ja teeks, et ma tean, et mul on kindel palgapäev ja sellel päeval tuleb kindel summa iga kuu kontole, millega me teame, et me saame arvestada, et selline, ma ei tea, ongi, et kui ma pakuks teenust ja nii edasi, et ma väga tahaks seda teha, aga lihtsalt see hirm, et siis meil ikkagi ei ole seda nii kindlat sissetulekut. Ühesõnaga see tööteema ja kõik on nii stressi tekitav, võib-olla mitte isegi tööteema, vaid rahateema. Aga ma ei tea, ühesõnaga ma käisin alles esimesel vestlusel, see oli kind of teine voor, et esimene osa oli telefonikõne, mille me eelmine nädal sain ja siis esmaspäeval käisin kohapeal ja ühesõnaga seal on veel pikk protsess minna, ma ei ole kuskile saanud ja eks ma kandideerin ja otsin ikka edasi ja nii. Aga lihtsalt jah, kuidagi hirm on, ei tea, stress. Raha tekitab väga suurt stressi, sest need opid lihtsalt on meid täiesti nagu tõmmad. Anyway, ma ei tea, mis ma ülejäänud päevaga peale hakkan veel. Tõenäoliselt ma puhkan, sest ma ei tea, mul on see ilm tõenäoliselt on see, miks on seda väsimust sees või ma ei tea. No ega ma ei saa öössel ka magada, lapsed ärkavad öössiti, nad tulevad meie voodisse ja siis mul ei ole mugav ja siis ehk siis mu ööuni ei ole väga kvaliteetne alati, nii et ilmselt sellest ka. Aga jah, vaatame, mis edasi saab päevaga. Hommikust neljapäev on kätte jõudnud. Panin oma ujumisasjad kokku. Ma olen juba koristanud, kell on mingi 9:20, midagi sellist. Ma olen juba koristanud, panin ujumisasjad kokku
10:15 peaks mul olema anestesioloogi kõne viimase jalgatopi jaoks, ehk siis ma loodan, et kõik toimub ja ma saan selle kõne ja kui see kõne on tehtud, siis on kõik korras, siis on opiks kõik valmis. Ja siis ma lähen ujuma ja siis ma saan ühe uue tuttavaga kokku. Ja tegelikult ma tahaks magada. Nii unina. Ja also, oota ma korra vaatan, kas see kaamera nurk on okei. Ei, see eelmine nurk ei olnud hea, ma lõikasin lihtsalt pool oma pead välja, aga vahet pole. Mida ma tahtsin rääkida on see, et nagu peale oppe või üldse kuidagi viimasel ajal mu lõualott tundub aina suurem ja ma ei saa aru, ennast mega häirib, see paistab piltidel välja, see paistab nendel videoklippidel, mida ma teen, ma vaatan neid vahel järgi ja siis ma näen lihtsalt ainult seda lõuga ja ma ei saa aru, nagu miks ta nii palju paisub ja vist just eile ühes rahvusvahelises lipodeemi grupis oli see teemaks ja naised küsisid, et et kas kellelgi on veel, et siuke tunne. Nemad küll ütlesid, et nad nagu tunnevad siin kaelas ka neid nootuleid. Mina seda ei tunne ja ma ei julge öelda, et ma ei tea, mul on see lipodeem siia nagu lõuga tulnud, aga megalt häirib. Ja selles mõttes, et ma ei ole ju, ma ei tea, mingi kaalust ei võta juurde või nagu söön normaalselt ja nii edasi, et ma ei saa aru ja see megalt häirib. Ja nüüd te kindlasti hakkate ka kõik mu lõualotti tähele panema, kui te seda siiani ei teinud, aga lihtsalt mulle üldse ei meeldi. Ajatage närvi. Aga nüüd ma siis tiksun, peaks ennast nagu riidesse ja valmis panema, et kui see kõne on ära, ma saaks kohe startida, aga no tõesti, nii uni on. Ma ei tea, kuidagi ilmselt see Eesti kliima ja see ongi lihtsalt ei soodusta seda suurt energiat siin, see hall. Aga ei virise, mida ma just siin selle klipi jooksul mitu korda tegin, on ju, aga ei virise. Ja lähme siis päevaga edasi. No nii, anestesioloogi kõne ka tehtud. Kõik on hästi, nad küsivad seal basic, et kas sul on varasemalt operatsioone olnud, palju sa kaalud, kas sa suitsetad, kas sa võtad mingid ravimeid, no siuke basic on ju. Ja kuna ma ju eelmine kord käisin seal samas haiglas, tegelikult oli põhiinfo olemas, nii et ta lihtsalt nagu küsis, et kas eelmine kord läks kõik hästi ja nii edasi. Nii et nüüd see on tehtud ja nüüd ma lähen ujuma. Nii uni on, aga ma lähen, nii et ujuma. Ujuma. Ma jõudsin sellisel ajal, et siin on nii palju inimesi, et ma pean neid sootama enne, kui üldse pesemas on. Ujumas käidud, mütsi unustasin. Ma ei tohi käia niimoodi paljalt ringi, sest ma ei tohi haigeks jääda. Aga mul on ujumisega 2 probleemi. Esiteks, mul hakkab igav. Mul hakkab tõesti igav. Seal ei ole mingit seda üldmuusikat ja lihtsalt nagu see vaikuses, ma ei tea, vassa kui paha tuul ikka. Ühesõnaga, seal mul hakkab mega igav. Siis ma loen neid minutid ja vaatan kogu aeg kella ja siis lihtsalt aeg venib minu jaoks. Mul käsi ei seisa paigal. Ja teine asi ongi see, et mul väsivad käed ära, et isegi kui ma nagu jaksaks rohkem, siis mu käed väsivad ära, lähevad valusaks. Nagu see lihas või ma ei tea, ühesõnaga see on annoying. Ja täna oli üldse, ma ei tea, nii palju rahvast oli ja siis mingi koristaja tädi seal solgutas oma mingi ämbrit seal samas, kus ma ujusin seal vees. Ma ei tea, weird oli. Aga ma käisin 11 ringi ujusin, see on siis 200, 300. Appi ma ei suuda arvutada. Kui 10 ringi, üks ring on 50 meetrit. Jah? Üks ring on 50 meetrit. Siis 10 ringi on 500 meetrit. Ja 11 ringi on 550 meetrit. Arvutada ei suuda. Mis on võib-olla ilmselt mingite profiujujate jaoks lihtsalt soojendus, aga mina olen väga rahul. Ma ujusin suht järjest ikkagi püüdsin, et jah. Aga nüüd ma lähen, saan uue tuttavaga kokku ja siis lähen päevaga edasi. Ma ei ole midagi söönud, nii et ma ootan seda lõunat nüüd ja jälle mu käsi on nii valus ja ma pean ära lõpetama. You know it hurts even when you're sorry.
I hope to God you would have been all in. I'm tired of the lies, I wanna see you fight for us. Is it really love, is it really love? Or am I just naive, falling for the same things? They could call it lust, but in you I trust. Let's forget about the world, cause you're where I wanna be. Is it really love, is it really love? Or am I just naive, falling for the same things? They could call it lust, but õhtu on kätte jõudnud. Mul oli väga tore kohtumine Sigridiga, kes kirjutas mulle Instasse ühel hetkel ja siis me hakkasime suhtlema ja nüüd me sööme kokku ja nii lahe on täiskasvanuna uute inimestega tutvuda ja siis mõne inimesega tõesti nagu klikib ja see on ülilahe. Ja me olime mingi üle 3 tunni vist, nagu peaaegu 4 tundi ja siis ma pidin lihtsalt lastele järgi minema. Muidu me oleks ilmselt veel lobisenud ja tema pidi ka edasi minema. Ja siis me käisime Jandri õetütre sünnipäeval ja ongi päev õhtas väga tihe päev. Ma ei olegi lõunaund saanud magada täna, aga mul oli väga tore päev. Ma sõin liiga palju seal sünnipäeval ja nüüd mu kõht on nii täis, et magama on ka raske minna. Vot. Jah, vaatame, mis homne päev toob, ma ei tea, aga ma püüan minna magama. Olgugi, et nii raske. Näeme homme. out on the scene. From the beginning to our teens, we lived the same dream. My wild family. Oh, can't pull my roots. It's in my heart, it's everything that makes me me. So grateful to be. And we say kids just wanna play. We grow up and it never goes away. The child within stays. And my brothers are Laupäev on ja me tulime Meremõisa laineid vaatama ja verd nautima ja meil on lõikud kaasa tehtud ja me tulime loodusesse, aga räme tuul on, aga väga mõnus. Keedame tee vett. See on vist see suur, see M.S.i oma. Sa tahad seda saia äkki või? Me tegime kodus kaasa soojad. Õigud? Jah. Palun? Ja võtsime kaasa isegi popcorni. Sest miks mitte? See on budget olemine teeb loominguliseks. Meri kohiseb. Lastel on tore, kus koer on seal kaugemal. Kuskilt võissid võtta seda või? Need on need saiad ja siis need natuke teise kujuga kilasis on see veib. On selles. Tee. Abikaasa. Kuskil on lapse. Merekohin. Nii mõnus. Tahad valmis lõket tegema, jah? Pühapäeva õhtu on juba kätte jõudnud. Lapsed on magama pandud. Me ei teinud mitte midagi. Pigem oli väga keeruline päev. Kodune päev, ma olen väga palju pesu pesnud, koristanud ja lihtsalt püüdnud selle päeva kuidagi õhtusse
õhtusse saada ja ma just panen seda vlogi kokku ja ma vaatasin, et peale eilset ma ei olegi rohkem midagi teinud. Ma tahtsin selle video igatahes siin nüüd ära lõpetada, teha ilusa lõpu siia. Homme algab viimane nädal Eestis enne oppi, nii et ma vaatan, kas ja mida mul sealt veel jagada on. Ja siis näeme järgmises videos. Kui sulle see video meeldis, pane like ja kui sa soovid mu tegemisi toetada, siis pane subscribe või tellin nupuga ja näeme järgmises videos. Tšau!